ümberringi soolema vees ja veel ümberringi jah, juhatab nüüd. Aga neid siit võite ilusti võtta, siin on selline köögiviljasalat. Ja need on sinu tehtud? Jaa, kõik on minu tehtud, jah. Kaimo Kukk ja Ahva-keskus. Ja. Näitan teile kohad ära. Okay. Kui tunnustada vabatahtlikku, siis ta tunneb, et ta on midagi väärt ja inspireerib teda veelgi rohkem seda tegema, seda, mida ta juba on teinud. Nii et seepärast on selliseid üritusi vaja. Väike viivitus, ajakirjanikud võtsid oma. Aga liigume siis, teed, ma saan aru, juua aeglasti ei ole. Liigume siis edasi. Ja kui me mõtleme, et paarkümmend aastat tagasi, kui meie sissetulekute tase jäi veel väga kaugele arenenud riikide omast, need enam ei jää tegelikult, siis nii paljud inimesed olid valmis selle asemel, et võtta omale see teine või kolmas töökoht, et natukenegi paremini ära elada, tegema ka vabatahtlikku tööd, sest raha ei ole kõik. On olulisemad siin ilmas. Aitäh teile küll. Tunne sinu valu, võõras on talle sinu piir. Maailma vabandus ei palu, võidab lõpuks niikuinii. Kui sa tunned, sa enam ei oska, kui seda viidati sulle. Kui sa tunned, sa räägid sulla veidi veel, otsin laste. Veidi veel. Maailm su pisaraid ei talu, ta vaid sind murrab väljas sees. Maailm jääb kõlli ei vaju, kardab vaid sinusugust mees. Kui sa tunned, et sa enam ei oska ja murma su veidi veel. Kui sa tunned, et sa lihtsalt ei oska veidi veel. Ma just mõtlesin, et tegelikult neid üritusi on nii palju, kus kedagi tunnustatakse, aga teisalt isegi uuringud näitavad, et vabatahtlikele läheb see väga korda, see innustab ja see ei ole ju palgatöö, mille eest muud moodi kuidagi tasustatud saab, et see on selline südantliigutav ja jätab tunde, et ahaa, ikkagi oligi vaja seda, mis ma tegin. Kindlasti on vaja märgata ja tunnustada neid inimesi, kes on võtnud siis vaevaks midagi ka teiste heaks teha või on näinud ühiskonnas mingit probleemi ja asunud seda siis omal käel lahendama, et absoluutselt on vaja sellist tunnustamist. Teeme uue pildi, kus kõigil on silmad lahti.